tere! Täna ma käisin siis ka linnas vahepeal ja üks huvitav probleemi lahendus oli väga huvitav. Ma olen tänulik, et see sai lahendatud ja ühtlasi ma sain ka spirituaalsel teemal juhatust ja lahendusi. Kuidagi täna on hästi lahenduste keskne päev. Kui te kuulete, et keegi tagataustal nohiseb, siis need on minu huskid. Aga Martel ja Vincento. Aga täna on selline huvitav lahenduste päev nii maises plaanis kui ka spirituaalses plaanis. Väga palju vastuseid, või pusletükke, mis on kogunenud ja väga huvitav lahendus nagu. Ja vaatame, mis kaardid selle peale ütleb, et miks see täna niimoodi on ja kas see on ainult minul nii või kuidas sellega on. Et samal ajal, kui ma räägin. Ja kinnitust soovin. Ja Ja mingid varjutööd on kollektiivis saanud lahenduse läbi kommunikatsiooni. Ja läbi sellise, ja kuna see on saanud lahenduse, siis on vabanenud mingi teatud mõttes nagu pinge või kaitse ja selle tõttu saab nüüd keha hakata taastuma. Ja see on kogu kollektiivis nii ja ma räägin seda praegu Eestimaa piires. Taas sünd, usaldus ja küllus. Ja väga paljudel on taastunud usaldus ja võib-olla ka mingid rahablokeeringud. Ja see on seotud sellega, et kollektiivis on, ma räägin siiski, kuigi ma tavaliselt räägin rahvusvahelisel tasandil ja globaalsel tasandil, väga tihti räägin, siis täna ma räägin Eesti piires. Ja spirituaalsel, ma vahel teen siis niisuguseid spirituaalseid sutsakaid või tähelepanekuid võib-olla siin leheküljel, nii et kui sind huvitab selline maailm võib-olla, mida võib-olla palja silmaga ei näegi, katsuda ei saagi, aga ta on loogiliselt, reaalselt olemas ja see aitab sul mõista paremini maailma, iseennast ja ennast ümbritsevat. Ja kui sa kuulad selle, sa tunned ära selle, kas on sinu jaoks tõde või mitte. Sinu keha tunneb selle ära. See, kuidas sinu keha reageerib, see on, kui sa oled ükskõikne, siis see ei ole sinu jaoks. Kui su keha toob midagi mingi emotsiooni pinnale, siis see aitab vabastada midagi. Kui see aitab sul mõista midagi, siis samamoodi tasakaalustub sul midagi ja küpsed või arened kuskil suunas aitab sul leida lahendusi. Ja spirituaalne maailm või spirituaalsed, eestlased on tegelikult väga spirituaalne rahvas, loodusrahvas. Tegelikult on spirituaalsus loodusseadustega koostöö. On ka selliseid spiritualiste, kes ei austa loodusseadusi. Tõepoolest on ka selliseid, kuid nende tegudel on ka alati tagajärg. Sest loodus on tegelikult vägagi just nagu liikluski. Seal on ikkagi omad reeglid, omad niisugused nagu seadused ja kui seal nagu ei toimi see, samamoodi loodus korrastab siis. Et see on nagu teada-tuntud. Seda ma ei pea tõestamagi, ma usun, et sa isegi tead põhjust-tagajärg teemasid. Ja ma räägingi siis täna spirituaalsel tasandil võib-olla Eesti piires kollektiivis, mis on olnud nüüd mõnda aega. Sest tegelikult on siin nagu suur
kindlasti on palju valukehakoldeid olnud, kuid suur valukehakolle on olnud ja mitte keegi ei ole sellest jäänud puudutamata. Väga paljud kollektiivis on olnud sellest puudutatud teatud mõttes. Sellepärast, et see valukolle ulatub eelmistesse eludesse ja valukeha nii-öelda. Ja ta on väga primitiivne. Ja ma olen püüdnud, tähendab, mitte mina ei ole püüdnud, vaid vaim on minu teejuhid on mind suunanud, et leida sellele kollektiivis lahendus. Ja nad on mind väga huvitaval viisil suunanud, niisugust nagu niidijupp, kuna see on toimunud väga sügaval alateadlikul tasandil, väga sellisel peidetul, salajasel viisil, siis minu teejuhid on mind suunanud algselt minule teadmatagi väga peenelt erinevaid niidiotste pidi. Ja täna ma sain lõppvastused ja lõpptaipamised ja tegelikult kui mingi asi valgustub, kui mingi pime koht ühisväljas valgustub, tõrvikuga minnakse sinna ja näidatakse, et siin, see ongi see põhjus. Et siis, kuidas öelda, see pimeduse või kurjuse või teadmatuse või hirmude süsteem või mingi destruktiivne süsteem lihtsalt muundub. Ta transformeerub ära, ta enam ei saa enam kunagi, ta pöördumatult muutub. Sest ta on paljastatud. Ta on paljastatud, tal ei ole enam väge, valgus on saanud võitu tema üle. Ja mis ma näen on see, et on ühiskonnas selline, tähendab, mitte mina ei näe, vaid mu teejuhid on suunanud mind, sest mina olen olnud piisavalt tugev vastane sellisele süsteemile. Minu esivanemad, minu teejuhid, nii ühisväljas kui ka minu suguvõsast, on mind välja valinud sellepärast, et nad usuvad minusse, et minus on võime seda kõike vabastada. Et ma olen piisavalt tugev, vastupidav ja julge. Ja teadlik ja küps. Ja minus on nii võimas valgus, et eks ju, et see ei tööta. Et nad on uskunud sellepärast minusse. Ja sellepärast nemad on mind suunanud sinnani, et ühisväljas see muster paljastada. See on olnud väga salajane muster, kuid siiski niidiotsad on paljastanud. Kahjuks see muster on juba edasi arenenud läbi teiste inimeste. Ja ma ei räägi kedagi isikuliselt, vaid ma ütlen, et see on energia. See on kollektiivne energia, eelmisest elust kogunenud valukeha, mis on püüdnud ehitada endale impeeriumit, kus on väga suur kogus inimesi ja nende inimestel kõikidel seal on ühine joon. Nad on kasvatanud teineteise valukeha. Ühine joon, ühised eesmärgid ja siin on see, et nagu läbi valu või läbi trauma süüdistatakse siis teisi, mehi, lapsi, teisi naisi, et tunda ennast tähtsamana, sest tegelikult sisemuses ei tunne nad ennast tähtsana. Tunned ennast päris tühjana ja katki ja murtuna. Siiski, ja nad otsivad väljast ressurssi selle asemel, et sellega tegeleda ja, kuidas öelda, nende teraapia on võib-olla ainult lihtsalt huumor, kuid tegelikult see ei tervenda ega tee midagi, vaid see on kasvanud päris suureks veebistikuks. Ma olen oma kaardilugemistes päris pikalt rääkinud sellisest asjast nagu must lesk.
ja ma alguses ei saanud sellest aru, mu teejuhid on mind läbi kaartide isegi suunanud, eks ju. Mustlesk, kes siis tegutseb, eks ju. Kes siis tegutseb täiesti moraalitult, süüdimatult, agressiivselt, manipulatiivselt, passiivagressiivselt, aga passiivagressiivne on selline salajane agressiivsus, piiride rikkumine, laimud, valed, kõik niisugused asjad. Ja niimoodi kollektiivselt hävitanud, püüdnud hävitada kõik, mis nende silmis on neile tekitanud kadedust. Sest nemad ise tunnevad, et nad on, ma ei tea, kas ära neetud või et neil ei ole õnne, eks ju, sellepärast ka võib-olla meeste suhtes on nad nii sellised, eks ju, et need kuidagi, ja kui nad näevad, et keegi on justkui nagu õnnistatud või neil läheb väga hästi, siis tekib selline, kas siis ükskõik mis eluvaldkonnas, siis selle asemel, et enda seest välja tegeleda endaga, siis see kadedus on tekkinud, see võrdlus. Just ma tahan öelda, et kuidas võrdlus võib muutuda kadeduseks, väga mürgiseks kadeduseks ja destruktiivsuseks, valukehaks ja nii edasi. Ja see võib tekitada sellist päris suurt nagu hävitustööd isegi, jah. Aga see ongi see, et sellega ei võida mitte keegi tegelikult. Ja sellega ei võida mitte keegi. Ja on tekitud, see võrdlusmoment on tekkinud selles ka, et ma ei viitsi endaga tegeleda, aga ma võtan, see ongi see passiivagressiivsus, ma lähen ja võtan selle, mis kuulub teisele, ma ei viitsi ise sellega tegeleda, ma tahan nüüd ja kohe ja praegu kellelgi teiselt võtta selle, mis mul on, ja ma püüan teda kuidagi nagu maha tõmmata, rikkuda tal midagi seal, on ju, ja rääkida valesid ja nii edasi, projitseerida, püüda oma häbi, oma mingeid, oma varjukülgi teistele projitseerida ja siis võtta nende õnnistus, aga see ei tööta nii, looduses see ei tööta nii. Et see on deluulu, see on illusioorne, ja see see on endale suurema augu kaevamine, see kukub alati läbi, see ei tööta pikas perspektiivis vapse ja pärast see kukkumine on veelgi valusam. Siin on isegi energiavampiirlus, sest tuntakse nii suurt kadedust, sest see kadedus on kasvanud juba mürgiseks, sellepärast, et on nii suur võrdlusmoment. Selle asemel, et kedagi imetada ja inspireerida sellest, et ise ka endaga tööd teha, on hoopiski hakatud hävitama. Et see võib ka juhtuda, jah, üldiselt nagu süüdimatult. Inimene ei mõistagi üldse, mida ta teeb või mida ta loob. Sest ta on niivõrd isekas ja enesekeskne ja tema tahab, eks ju, manipulatiivne. Ja sellega võib olla nii, et lihtsalt võetakse midagi, kas energeetiliselt, materiaalselt ja nii edasi. Ühesõnaga, mida ma tahan öelda, et see tuum, mida ma täna sain aru, see tuumhaav selles valukehas või see tuumik, seal on üks inimene selle taga. Aga selle inimese taga, kes on loonud neid väikeseid ussikesi, on ussiaasta, eks ju, maa-aasta. Selle valukeha keskmes on üks suur lohemadu, poamadu, kes on kasvatanud läbi elude täpselt sama mustrit. Vaata, ta on olnud niimoodi, et nagu siin on aken või mingi sein, eks ju. Ta on iga elu käinud niimoodi põmm, ma lähen nüüd läbi, põmm, ma teen sama mustrit, põmm, süüdimatult ta läbi elude teeb sama mustrit, ta mitte midagi ei õpi. Vaata, nagu kärbes püüab minna läbi akna, aga kuidagi nagu põmm, eks ju. Ja temal on samamoodi olnud ja selles elust on jätkanud seda. Aga, nagu ütleb Carl Jung, et ära sellist
kohta depressiooni või valukeha sellisena, et ära tee talle hush-hush, et ta tuleb nagu mustas kleidis naine, ära ütle talle hush-hush-hush, mine ära, vaid paku talle istet, tee talle teed ja hakka teda küsitlema. Nii ma ka tegin ja ma sain väga palju vastuseid tänu sellele. Ja tuleb välja seda, et loomulikult tema ei ole see, kes on see kõige suurem juurpõhjus. Tema allub veelgi suuremale jõule, mis on kurjus. Eelmises elus ta on valele kohale asettunud. Aga ma küsisin väga palju, kuid siin ma seda ei arutle. See jääb minu teada, mis seal oli. Igatahes fakt on see, et kuigi ta on agressor ja ta on teisi sigitanud uusi väikeseid ussikesi, kes püüavad olla tema moodi, kes jäljendavad teda. Ta on juba seda kurjust, kuus jäljendajat on tema ümber, põhijäljendajat. Tal on väga suur veebistik Eestimaal tehtud, kuid 6 on sellist põhilist, kes tegelikult suunasid mind lõpuks sinna eneseteadmata, suunasid mind selle juurde, sest kes oli varjatud alguses. Ta on juba edasi arendanud seda kurjuse liini. Aga ta ei ole seda ise loonud, ta on sattunud valele kohale või nii-öelda ülemperest rinna, kes on tagurpidi, loob destruktiivselt. Ülemperest rinna, kes on tagurpidi, kuritarvitab oma andeid, talente, ta ei kasuta neid inimkonna hüvanguks, ta kasutab neid inimkonna hävinguks, nii oma lähedaste kui ka täiesti võõraste suhtes süüdimatult sõidab sisse ja hävitab. Ja levitab ja ta teeb seda salakavalalt, on teinud. Enam ta ei tee, sest teda on juba bit by bit paljastatud, ka minu poolt. Miks mina võtan seda nii isiklikult? Ja ma tean seda lugu, kes on selle tema taga, kes tõmbab tema marionette. Tema arvab, et ta on põhitegelane, kuid tegelikult tema on ka ohver. Ta on nii süüdimatu, ta võib-olla ei teadvustagi seda, kuid on. Sellepärast Sellepärast ta näebki oma vanuse kohta vanem välja tegelikult ja sellepärast tema tervis juba annab märke, et ta ei ela oma saatust, ta tegelikult maksab kätte kellegi teise eest eelmistes eludes, kordab sama mustrit ja sellega ta loob endale väga suure karma. Ja mis ma tahan öelda, miks mina võtan seda? Sellepärast, et see inimene on illusoorne ja ta on obsessiivne minu osas. Ta on minu raamatut lugenud ja ta tahab olla nagu mina, ta püüab riietuda nagu mina, ta püüab käituda nagu mina, ta püüab luua oma elu niimoodi, ta püüab rääkida, ta on obsessiivselt tahab olla mina ja elada minu saatust. Ja samal ajal on ta ka minu sõpru, pereliikmeid ja mind ja minu piire kahjustanud. Levitades valesid, laimu, rünnanud spirituaalselt, ülemperest rinna tagurpidi kuritarvitab oma võimeid, andeid ja nii edasi. Looduses on nii, et kui keegi seda teeb korduvalt, siis võetakse tal need anded ära. Mu teejuhid ütlevad, et sellistel inimestel võetakse need anded ära või need anded hakkavad neid endeid juba kurnama. Mitte neile endile ja nende lähedastele ja teistele küllust looma, vaid neid endid kurnama. Sest nad ei loo, nad kuritarvitavad, siis võetakse ära. Mis veel? Kuna see on ka energiaparasiit, eks ju.
ta ei viitsi ise integratsioonitööd teha, sisetööd ei viitsi üldse teha. Tema arvab, et tal on õigus lihtsalt võtta tasuta, niisama ja nii edasi, sellepärast, et temal on nii valus kõik kogu läbi elude olnud. Kallis inimene, meil kõigil on hingelised õppetunnid ja me kõik tegeleme nendega, küpsed täiskasvanud ise. See on süüdimatu arvata, et sellel ei ole tagajärge, kui sa lihtsalt võtad. Ja luua kodu või impeerium või midagi, luua sellest energiast, mis sa oled võib-olla teisi ühisväljas hävitanud, luua, saada selle eest raha või selle ressursi eest luua endale impeerium, kodu, töö või mingi muu, siis tegelikult see kahjustades nagu teisi, eks ju, vääralt, moraalitult, õelalt, kurjalt, tegelikult olgem ausad, see on see, siis sellega on see, et sa oled spirituaalses maailmas, looduses, loodusseadusi oled sa niimoodi rikkunud, et sa oled iseendale. Mina näiteks isiklikult ei tunneks ennast energeetiliselt koheselt üldsegi hästi, kui ma oleksin kuskil varastatud ressursi eest, elaksin kuskil. Ma ei tunneks ennast üldse hästi. Energia on seal juba off. Mida ma näen, mida mu teiud ütled, on see, et kuna ta kuritarvitas oma andeid, eelmise elu andeid, ärganud andeid ja võimeid julmalt, lastes aastaid liugu niimoodi teiste kulul, siis sellel on tagajärjed, et need võimed võetakse esiteks ära. See, mida ta on loonud, see tuleb talle kuhjaga endale tagasi, sest kui see paljastub, see muster, ja see muster on juba paljastunud. Inimene muutub elavaks zombiks, kui ta elab kellegi teise saatust. Ja kuna ta on iseendale impeeriumi loonud nii-öelda tegelikult varastatud ressursi eest, teiste õnne varastatud ressursi eest, siis tegelikult ta on loonud iseendale, ma ei tea, kas teadlikult või mitte teadlikult, mina näen, et inimene on süüdimatu, Vinni laiutab jälle, Vinnile meeldib, et ta on süüdimatu, kuigi ma näen, et ta tahtlikult, teadlikult loob seda kurjust. Ja valimatult on ju, või õigemini, ta niimoodi aga temas on osati mingi süüdimatus, sest ta on harjunud sellega, et võib-olla ta teeb seda salaja, et siis keegi ei saa teada, et sellel ei ole ju tagajärgi ja ta on alati nagu jäänud selle kindlaks, kuid nüüd minu teejuhid ütlevad, et selle eest on hoolitsetud, see on paljastatud juba. Ja ta teab seda ise ka. Ja mida on inimene, kui ta teeb midagi sellist, varastatud ressursi, energia, kellegi õnne, külluse, rõõmu või siis raha isegi varastamise eest, lood endale midagi ja ütled, et see on õnnistus, siis tegelikult it's a wake up call. Õnnistus see kindlasti, see on kaugel õnnistusest. See on spirituaalne vangla, mida sa ise endale ehitad. Sest seal elades, ütleme nii, et see on loodud võlg endale tegelikult. See on nagu endale suure augu kaevamine. Energeetiliselt võib olla seal väga-väga raske ja energeetiliselt ja ma ei usu, et ka tervis väga hea on viibides sellisele vundamendile või sellisele impeeriumile, ebausatel võtetel, impeeriumile üles ehitamine. Minul energiatundlikul hakkaks kohe paha seal. Ma ei suudaks seal olla isegi tund aega. Sest
looduses ei käi asjad nii, et võib-olla me mõistusega võime mõelda mida iganes ja tahta mida iganes, kuid see ei ole austusega loodud, see ei ole armastusega loodud, see on hirmuga loodud. Ja kõik, mis on hirmuga loodud, on pimesi loodud. Ja seal võib olla, kui edasi süüvida, seal võib olla väga palju selliseid asju, mida kui hirmuga lood, selliseid nagu varjukülgi, eks ju, seal. Ja ma ütlengi, et abielluge ja saage lapsi alati puht tõelisest armastusest, tõelisest mõlemapoolsest armastusest, ilma agendata, lihtsalt magic pure armastus. Ja see on nagu kõige ilusam impeerium, kõige puhtam, kõige sellisem. Kõik, mis on loodud hirmust või mitte ausalt, õiglaselt, siis sellel on alati järelmekk. See on ikkagi, kuidas öelda, sa võid selle üle rõõmustada, kuid sellega ei ole pikka pidu. Tahad mu teejuhid öelda? Kas ma olen kade sellise asja üle? Oi ei, ma olen tänulik, et see reminds me, et see, kuidas mina olen loonud, ei ole olnud kerge. Ma olen teinud seda läbi integratsioonitöö, läbi armastuse, läbi mõistmise, läbi raske töö, aga ma olen seda teinud ausalt ja õiglaselt ja ma tean, et see elu hoiab mind ja minu inimesi tänu sellele ja sellepärast ma ka olen saanud jaole sellisele suurele kollektiivsele mustrile. Ma leian, et see, kuidas ta tahab nii olla minu moodi, on pehmelt öeldes haiglane. Minul on ebameeldiv tunne, ebaturvaline tunne. Mart ka ütles sõna sekka. Kuidas öelda? Ta on ületanud igasuguse normaalsuse piiri. Ja ma tean, et ma ei ole ainukene. Ja tal on väga palju nii-öelda käsilasi või uusi jususid tekitatud. Et see on väga suur veebistik. Ja tal on ka kõik musta lese omadused reaalselt. Õigemini, ta on käsilane ise ka kellelegi energiat teispoolsusest. Ta ei ela oma saatust, võib-olla sellepärast ta pimesi ei näe seda. Mina näen, nüüd ma tean seda. Ja see on paljastatud seega ja valgustatud läbi, seega see on kaotanud oma väe ja oma jõu, mis tal varasemalt oli, see enam ei kehti. See on Eestimaa ühisväljas toimetatud väga paljude selle elusid rikkunud. On Mao aasta, on number 9 ringide lõpetamise aasta ja minu teejuhid on mind suunanud, et ma näeksin need mustrid lõpuks läbi. Tegelikult on mind neid mustreid juba 2023 aastal hakkas see ring kõik pihta, kus hakkas aktiviseeruma rohkem. See destruktiivne osa just. Aga samas saladused on tasapisi välja kõik tulnud ja paljastunud, et ta on kuidagi öelda nagu iseennast paljastanud ja selles mõttes, et ta on ise ka ohver tegelikult, aga temaga tuleb olla ettevaatlik, sest ta võidab usalduse, must lesk on ka selline, ta võidab usalduse, maksimaalse usalduse läbi kaastunde, mõistmise, avatud südame, hingelisuse ja mõnikord haletsuse. Kas siis ta ise püüab, et sina talle või tema sulle. Ja siis, kui tuleb õige hetk, ta
loob sellise usaldusruumi, aga kui on õige hetk, siis ta lööb noa selga. Et see on musta lese selline dünaamika ka üks. Ja see on tal korduv muster. Nii et kõik, kes tema ohvrid on, ei tasu võtta isiklikult, ta ongi selline, ta ongi valinud sellist stiili, ta ongi valinud sellise karma. Ja tal on ükskõik sellest, ta on isekas ja see, et lahendus on see, et paljastada seda. Et mõnikord selline suur grupp ei pruugigi olla headel eesmärkidel koos. Ja selle grupi üks see positiivne, mis neid nagu ühendab, on ka huumor, aga see huumor on selline oma häbi peitmiseks või oma probleemide vaiba alla pistmiseks. Et see huumor ei ole selline tervendav, pigem see on nagu eirav, eks ju, eirav. Ja noh, et umbes nagu, et selles on ka selline dünaamika, et vähemalt ma ei ole ainuke, kellel on nii sitt kõik pask üle pea, vähemalt on teisigi, aga kas see arendab midagi, pigem mitte, see on hakanud lausa nagu agressiivselt püüdnud ka teisi kaasa tõmmata sinna oma turbulentsi, see on juba destruktiivne ja kahjustav, see on vaimuhaigus juba, kui sa oled selles kinni. See ei ole enam elu terve. Et mind on suunatud sinna, sest mina suudan olla väga kainelt vaadata. Niidi otse, kannatlikult kainelt vaadata ja niidi otse kokku panna, puslesid kokku panna. Ja kui kedagi on tema puudutanud, siis teadke seda, et ka see ei ole juhuslik. Tema süsteemis on keegi, kes teda manipuleerib energeetiliselt, teispoolsusest. Aga ta on valinud selle sama tee ja ta siiski peab ise seda vastutama selle eest spirituaalsel, energeetilisel tasandil. Ja see on läbi elude kogunenud valukeha. Ja ta on läbi elude oma andeid oskusi kuritarvitanud. Ja selles elus see ring saab täis selle number 9 ehk selle aasta lõpuni. See ring lõpeb ära, valgustub ära, kuidas öelda, ascension, eks ju, valgustumine. See teema valgustub Eesti kollektiivis, ühisväljas. Ja see valgustöötajad on sellele väga palju kaasa aidanud, kaasa arvatud mina, et see saaks valgustatuks. Et see kaotaks oma jõu ja väe. Sest ta ei toeta ühisvälja. Ta on igasugustest piiridest üle läinud ja loodus ei toeta sellist asja, et selline nagu välgupuhastus on tekkinud, jah, läbi valgustumise, läbi ärkamise, läbi teadlikkuse. Ja kui tema on kuidagi moodi sind puudutanud milleski osas, siis see võib olla sellest, et tasa, Mart, muidu läheb ümber. On see, et sinu suguvõsas võis olla, suguvõsa süsteemis võis olla ka keegi, kes siis oli nii mingi kõikide vastu, sest ta oli nii halb ja ta püüdis läbi selle siis ennast tõsta. Nagu, on ju. See on see inferior, superior dünaamika ja see on väga äärmuslik ja nii edasi. Ja ma näen, et see muster on juba väga suure portsu oma jõust ära kaotanud ja sina oled see valgustöötaja, kes võiks olla see teadlik, kes teab nüüd selle mustri
olemust ja sina oled see muutus siin elus. Ja ma näen väga palju seda illusioonides kõrgemalt, aga see on tegelikult see ülestõus, see on see ülemkohtu kaart ka, et see ring on saanud täis läbi elude. Et see ei tööta. See ei tähenda, et maailmas nüüd kurjus ära kaob, seda mitte, aga lihtsalt, et läbi teadlikkuse väga suuresti see muster on väga palju vähenenud. Selle aasta jooksul on see nagu väga palju kahanenud. Kui ta on läbi elude väga aktiivselt niimoodi salaja, pimesi, varjatult töötanud, siis üha enam saab selliseid mustreid valgustatuks ja teadlikuks. Ja see on ainult kasulik meile kõigile. Kas on veel midagi, mida ma peaksin selle teemaga seoses lisama? Ma sain väga palju infot täna, aga ma ei jaga seda kõike. Selles mõttes, et ja ta on olnud tagurpidi ülempreestrinna energias, kuritarvitanud oma andeid ja niimoodi, et inimesed ei ole isegi saanud aru, mis toimub, eks ju. Ta on reaalselt teinud liiga, väga sügavalt liiga, süüdimatult, kurjuse energia on seal. Jälle tuleb see. See on see taiplikkus. Ruumi uuele, kui me räägime sellest, murrame selle niimoodi lahti, vabastame seda, siis seda parem on. Kui ma tahan öelda seda, et tema on vaid üks paljudest, kes on liialt ühenduses ühe oma süsteemi liikmega. Et ta niimoodi nagu jätkab tema saatust. Ja see juhtub siis, kui inimene on sees tühi ja väga-väga katki. Kui tema enda elujõud ta ei oska hoida oma elujõudu ja oma väge enda sees. Ja ta ei viitsi sellega ka tegeleda. Ta ei huvitu enesearengust, ta ei huvitu oma tõelisest minast, hinge on ta ammu maha müünud endal, et sex, power ja raha, eks ju, sellele on hinge maha müünud. Ja mu mõte on see, et väga paljusid on selliseid noori, kes samamoodi elavad oma kellegi esivanema saatust. Seda on ka välimusest natukene aru saada, kui see toimub. Ka tema, kes näeb vanem välja, kui ta on märke tervises, see näitab, et on juba tervisele hakanud, talle endale see, et liiga suur. Ma arvan, et ta ise ei teadvusta seda, et tema ise on kellegi marionett, ta on lihtsalt astunud sinna, et tunda ennast nagu ebajumalana või jumalannana. Aga see on äärmus, on ju. Ja sellel on olnud oma hind. Tahan ma öelda, kohe väga valus hind. Ja looduses lihtsalt nii on. See inimene on ise endale selle loonud. Mitte keegi teine ei ole seda talle loonud, vaid tema ise on valinud nii. Ja see on väga paljud on, kes on tühjad ja ei tegele enesearenguga. Ei saa kontakti endaga, ei tee integratsioonitööd, ei tea, kes on nende hing või tõeline olemus või tõeline mina, sisemine laps. Kui nad ei saa sellega ühendada, siis nad ei täida enda sisemist ruumi ja siis keegi teine võib spirituaalses maailmas kolida nende enda sisse ja hakata, kuidas öelda, või nad võivad ise teadlikult otsida tugevust kuskilt endast väljapoolt ka spirituaalses maailmas, kuid
sellel on alati niimoodi nagu oma selline, sa võid muutuda nagu elavaks zombiks, kui sa sedasi teed. Et ikkagi mina pooldan seda, et inimene elab selles elus, elab hästi hetkes, on maailma heas kontaktis oma hinge ja tõelise olemusega ja kõikide oma aspektidega, tunneb huvi enese osas. Eneseanalüüs või eneseareng on talle tähtis. Eneseteostus on talle tähtis, see on kõik väga eluterve. Et kui seda ei ole, siis on umbes nii, et su maja oleks, nagu su hingetempel oleks nagu tühi ja nagu, jah, sa ei kontrolli ise ju siis. Sa ei loo ise. Sa tahad võtta, sest sa ei oska ise luua või ühesõnaga, see on kahe otsaga asi. Ja sellel on alati tagajärjed looduses, tahan ma öelda. Spirituaalsus on looduskesksus ja eestlased on väga spirituaalsed tegelikult, kas nad siis seda tunnistavad või mitte, kas nad teadvustavad või mitte. On ka selliseid spiritualiste, kes nagu seesama ülempreest Rinna, oota, nagu see ülempreest Rinna tagurpidi, eks ju, kes kuritarvitavad oma neid. Aga tuleb ka teadvustada, et sellel on alati tagajärg. Nii, Martel tahab nüüd õue minna ja ma hakkan nüüd lõpetama. Et jah, see tuli väga eelmiste elude tõesti teema. Ja mina tänan kõiki, kes on mind spirituaalses maailmas tundnud muret minu üle, kaitsnud mind, hoidnud mind. Ma südames soovin isegi minult midagi nõudmata tagasi, vaid nad on lihtsalt seda teinud, sest nad tunnevad minu vastu hoolt ja armastust ja mina nende vastu. Ja võib-olla see video aitas sul valgustada ka taipamisi, lõi sulle mingeid taipamisi, et miks või kuidas või kes võib olla ka sinu mingites praegu käimas olevas loos, sest väga paljudel on hetkel sellised eelmiste elude või suguvõsa mustrid, mis vajavad puhastust, et need lood on käsil ja tema esindab ühisväljas ühte aspekti, mis on paigutanud juba jususid, oma kurjuse jususid on paljudesse peredesse ja inimestesse ja sündmustesse juba paigutanud, kasvatanud, levitanud, sest see on nii suur tema sees. Ükskõik kui head nägu ta teeb või milline ta välja näeb, seest, it's a bad apple. It's a bad apple. Ja neid, see levib, see on levinud kahjuks. Aga kui see veebistik nii-öelda spirituaalses maailmas, minu teejuhid näitavad, et selle aasta lõpuni toimub midagi seal veebistikus, mis ajab selle kõik laiali, et see ei saa enam, ei kogu jõudu nagu varasemalt on olnud, varjatul viisil, ilustatud viisil, enam see ei tööta. Tekib tasakaal just nimelt. Nii nagu varem on olnud, see enam ei tööta, see ei toime enam. Sest see on läbi valgustatud, mulle teejuhid näitavad, et see kurjus hakkab kahanema ära. Et see täiesti selle aasta lõpuni see ainult kahaneb ja juba on märke sellest, väga suured märgid on sellest, et tõde on paljastunud ja teistelt inimestelt õnne, raha või energia varastamine on reaalne spirituaalne vangistus ja nad on ise loonud selle endale. Nad on juba ise ennast vangi pannud, basically oma valikutega. Loonud endale see impeerium, mis on läbi teiste sellel on halb mekk juures. Me ju saame kõik aru. Energiatundlikud tunnevad selle kohe ära. Nii, Mart tahtis minna sinna, ma vaatan kohe. Ja, et tõeline mina on mul siin.
kaardipaki põhjas ja teisel pool North Node. Seepärast ongi tähtis oma siht ja fookus hoida sihikul nii-öelda sihil ja läbi enesearengu, enesetundmise, eneseanalüüsi, enda ressursi loomisega, looma ausalt, aga kindlalt ja head tunnet loovalt. Et sellises kodus on väga mõnus olla, mis on ausalt kätte teenitud, tõeliselt ausa tööga, ausalt kätte teenitud, teisi austavalt, ennast ja teisi austavalt. See tundub nii loomulik, nii tavaline. Aga nagu näeme, siis võib-olla mitte. Tuleb ka sisemine, välimine, talendid, oskused, anded. Just mina alati soovitan, et kui sul on mingid talendid, oskused, anded, pane need käiku nii, et see loob sulle heaolu ja küllust ja ka teistele. Kui see seda ei loo, siis vaata, tee inventuuri siin. Tänutunne, taimetarkus. Mina joon näiteks rohelist teed, olen hakanud rohkem jooma. Et ju siis mu keha vajab. Ja ühte asja veel, mis mulle väga meeldib, on kuskil nägin seda, on selline nagu sidrun, mis ongi nagu nii koor, sisu, kõik veega siis blenderisse. Mõni võib ka panna sinna ingveri jupi ja natukene võib-olla ka kurkumit ja siis juua sellisena. Et see on ka hästi mõnus, et kõik kokku blenderdada läbi. Hästi mõnus. Kuskil nägin ja proovisin ja mulle täitsa meeldib. Aga olgu, et mis on vastuvõrk, on tõsta oma vibratsiooni ja sellistest luuludest hoolimata tõsta oma vibratsiooni ja luua ikkagi endale seda kindlust. Sa ju tead, mis on õige, sa ju sisetunne teab, et inimene, kes on möönud oma hingevat, tema ei saa aru, kui tema midagi teeb. Sellist nagu loodusega vastuolulist. Tema ei saa sellest aru, süüdimatult naerab õelalt kaasa. Et see ongi see suur erinevus ja ma leian, et on hea seda peatada läbi teadlikkuse, läbi rääkimise, läbi emotsionaalse intelligentsuse kasvatamise ja ignoreerimise, mitte anda voli sellistele ruumi. Näiteks mina ei vaata ammu juba uudiseid või ma valin, mida ma loen või kuulan ja ma pühendan oma aega enda impeeriumi loomisele ausalt, eks ju. Selliselt, et mu hing on rahul, mu hing heliseb, eks ju. Et see on kõige parem vastumärk ja juba huskid tahad õue minna värske õhu kätte aeda. Aitäh, et sa kuulasid. Jah, mõnikord on vaja rääkida ka sellist, Vinni, oota. Mõnikord on vaja rääkida ka sellistel teemadel, kas see on valgus, kas see on armastus, sest kui me eirame neid, täiesti ignoreerime, eitame, seda ei ole üldse olemas, siis need saavadki jõudu niimoodi kuskil keldris salaja varjatult tegutsedes hoogu juurde. On vaja rääkida ka nendest teemadest, eriti kui see kahjustab nii lapsi, perekondi ja ühiskonnakonda ja nii edasi. Ja okei, ma pean minema nüüd, laskma nad õue. Hästi, aitäh sulle. Kui see kõnetas sind, kui see oli sulle abiks mingil moel, taiplikkus tekkis, nagu väga paljud ütlevad, et nad mõistavad ennast ja ühiskonnas toimuvad palju paremini tänu minu videodele, siis selle video eesmärk oli üks ka nendest. Aitäh sulle ja kohtumiseni!